Sellel noorel naisel on rohkem julgust kui meil kõigil ilmselt terve elu jooksul kokku, sest ta on valmis kaamera ees rääkima ja paljastama selle hullumeelsuse, mis temaga juhtus, kui ta otsustas abielluda islamistiga. Ma soovitsin öelda, et see on ainult üks lugu, kuid see on vaid üks 10 lugudest, mis mul on talletatud. Lood, mis on meile kõigile tõeliselt sügavalt häirivad. Ja kui sa oled üks neist täiesti rumalatest naistest, kes on armunud mehesse, kes ütleb sulle, et ta armastab sind ja tahab sinuga abielluda, ja kõik, mida sa tegema pead, on islami usku pöörduda. Ja ta pole sulle öelnud üht olulist asja, et kui sa kunagi seda otsust kahetsed, siis tal on lubatud sinuga teha, mida iganes ta tahab. Olgu, siis las see olla sulle väikeseks hoiatuseks, sest see lugu ei lõppe alati nii, nagu Taylor Swift meid uskuma paneb. Mõnikord lõpeb see hoopis nii. See on pöördumine kõigi moslemi naiste poole, kes võiksid mind aidata. Minu nimi on Jana. Olen 24-aastane ja olen islami usku pöördunud ning olen oma islami abielus lõksus, sest mu abikaasa ei lase mul lahkuda. Ta keeldub mulle talaaki andmast. Olen pöördunud islami nõukogude poole, kuid nad on keeldunud mulle faski andmast, kuigi ta pole mind 9 kuu jooksul toetanud. Ta pole mind rahaliselt üldse toetanud. Me elame erinevates osariikides. Ta pole mulle andnud ei maja, riideid ega toitu ja ma olen allaandmise äärel. Mul pole enam midagi proovida. Olen võtnud ühendust 3 islami nõukoguga ja üks neist on mulle juba öelnud, et ma pean esitama 4 tunnistajat, kuigi tema ei pea ühtegi tooma. Jah, kõikidele teile, kes olete langenud propaganda ohvriks, et islamism on naistele nii imeline, et meid koheldakse nii hästi. Kus on islami nõukogud? Kus on islami nõukogud, kes peaksid aitama seda noort tüdrukut, kelle eest ei hoolitseta, nii nagu tõeline mees peaks hoolitsema, nagu me oleme näinud nende propagandavideotes? Kus nad on? Ma pean oma juhtumit kaitsma imaamide paneeli ees ja mul tuleb selle mehega, kes on mind rahaliselt kuritarvitanud, sundinud ja manipuleerida püüdnud, pidada 3 lepituskohtumist. Ta on isegi võtnud ühendust mu perega ja nõudnud neilt, et nad teeksid midagi selle kohta, et ma tahan sellest abielust lahkuda. Ma otsin abi. Ma tunnen end äärmiselt haavatavana, äärmiselt meeleheitikuna ja mul on tunne, et mul pole sõnaõigust. Kui keegi saab mind aidata. Palun jätke kommentaar. Aitäh. Arvame ära, kuidas see lugu lõpeb. Nad ei kavatse teda aidata. Tegelikult tulevad nad tõenäoliselt tema kallale, sest ta julges paljastada, mis tegelikult toimub. Nii et mis siis tegelikult toimub, mu sõbrad? Mis tegelikult toimub? Ma arvan, et see lugu võib seda üsna hästi näidata. See on lugu Viamist, kes on 13-aastane ja sunnitakse abielluma Muhammadiga, kes on 29. See on rohkem kui 2 korda tema vanus. Läbi pisarata jutustab ta oma igapäevasest õudusunenäost. Loeme, mida neil siin öelda on. See on meie vastutus. Miks sa abiellusid temaga nii noorelt, et pere luua? Ja ma võtsin ta noorelt, et teda ise kasvatada. Vabandust, ma võtsin ta, et teda ise noorena kasvatada. Mida tähendab teda ise kasvatada? Nii saame üksteisest paremini aru. Ütle mulle, kuidas sa oma naist kasvatad? See kõik tuleb muidugi saatejuhilt. Me mõistame üksteist, kui oleme noored. Mida sa ootad meist, kui oma naisest? Ta peaks kuulama, mida ma ütlen. Nagu mida? Mida sa abikaasana tahad? Mida sa täpselt vajad? Mida iganes ma ütlen, ta peaks kuulama. Nüüd, see, mida ma tahan sulle siin näidata, on tema nägu, okei? Siin ta selvitab, et tahab teda kasvatada. Ta peab kuulama. Ta peab teda välja õpetama. Ja saatejuht on sellest natuke segaduses, aga vaata lihtsalt tema nägu, kui ta jätkab. Inimene. Minu ülemus. Pese puhtaks, tee majapidamistöid, tead küll, tavalised asjad. Jumal olgu sinuga. Jumal olgu sinuga. Teenida sinu perekonda. See on see, mida ta peaks tegema. Ta peaks teenima sinu perekonda, ta ütleb. Ja ta küsib temalt, kas sa valmistad endale kuuma vett? Ei, ma valmistan seda, kui ma tahan. Siis miks? Ja nüüd tuleb tema tunnistus. Me nägime, mida mehed tegelikult arvavad ja usuvad. Vaatame, mida tal öelda on. Pealegi, ma ei suuda midagi sellest jamast teha. Jumal on kuefka. Jällegi, neile, kes lihtsalt kuulavad, õhtu lõpuks pean ma olema valmis oma abikaasa jaoks. Tuletan meelde, et see tüdruk on 13-aastane. Kas sind sunnitakse kõike seda tegema? Ma olen nüüd naine.
naine peab kõike seda tegema. Ja kui sa ei taha, siis ta küsib temalt. Tüdruk ei saa öelda ei. Kas sa ei tea? Ta vaatab teda. 13-aastase lapse päevik. Kommentaator on selgelt täiesti šokeeritud. Mis juhtub, kui ta ütleb ei? Mida nad temaga teevad? Nad peksavad teda. Okei, see 13-aastane tüdruk ütleb sellele mehele, et kui ta ütleb ei, et teda öösel oma mehe jaoks ette valmistataks, siis 13-aastasena saab ta peksa. Ja siis ta vastab. Et mitte peksa saada, peab ta ütlema jah. Jah. Ja kui teda pekstakse, peab ta vait olema, sest tal pole haridust. Sest kui tal on haridus, saab ta tööd teha ja ei pea oma mehe peale lootma, eks. See kõik on seotud iseseisvusega. Nagu see naine enne ütles, et ta ei toeta mind rahaliselt. Ja see, et tal võib olla haridus, sest ta pöördus tagasi, aga see 13-aastane tüdruk ei ole haritud, nii et tal ei ole valikut, kuhu minna. Kes teda toetab? Kes teda toetab? Võib-olla mõni teine vägivaldne mees, kui tal veab. Ja see mees annab talle võimaluse abielust välja pääseda, aga see on ebatõenäoline, sest tõenäoliselt visatakse ta enne kividega surnuks. Mis on sinu abikaasa nimi? Tema nimi on Muhamed, nagu minu isa nimi. Nagu minu isa. Kas sa tead, kui vastik see on? Et isa annaks oma 13-aastase tütre mehele, kes ütleb, et tahab teda kasvatada nii, et oleks alandlik. Ja tema küsimus talle on see, mida me kõik küsime. Noh, kas sa vähemalt armastasid teda? Kas sa armastasid teda enne abiellumist? Ja tema vastus on, ma ei tundnud teda. Sa ei tundnud teda. Sa ei tundnud teda. Millal sa teda siis esimest korda nägid? Kui nad mulle abielu ettepaneku tegid. Nii et ta nägi teda esimest korda nende kihluspäeval. Milline oli sinu reaktsioon, kui sa teda nägid? Alguses olin ma lihtsalt natuke hirmul ja segaduses. Kas sa suutsid oma meelt muuta? Ei. Ja siin ta nüüd nutab. Näete ise. 13-aastane tüdruk nutab. See on imeline, poisid, ma soovitan seda väga. Kui sul on 13-aastane tütar, siis sa tead, et just seda sa tahadki, et su tütar kogeks, eks. Nii et anna minna ja pöördu usku, idioot. Mis sind kõige rohkem ärritab? Et ma ei lõpetanud oma õpinguid. Sest kui ma lõpetaksin oma õpingud, oleksin iseseisev. Ma suudaksin end rahaliselt ülal pidada, mis tähendab, et ma võiksin sellest lahkuda. Aga kuna ma ei saa seda teha ja kuna ma pole seda kunagi teinud, ei saa ma kunagi lahkuda. See on lõks ja ta teab seda. Ja tema vanemad lõksustasid ta 13-aastaselt. Mis on kõige raskem asi, mida sa täna läbi elad, sellel vanusel abielus olemine? Miks sa ei öelnud oma isale ei? Ma ei teadnud, et abielu on selline. Muidugi sa ei teadnud. Sa oled 13-aastane tüdruk. Kuidas sa üldse võiksid teada, mida abielu tegelikult tähendab? Alguses olin ma õnnelik. Ma arvasin, et see on normaalne. Mida isa ütles? Ta ütles, see on sinu abikaasa, sa peaksid teda ja oma äia-ämma kuulama. Ja sa ei saanud öelda ei. Mõelda vaid, et oleme jõudnud punkti, kus isad ei suuda isegi oma tütreid selle hulluse eest kaitsta, ajab mind iiveldama. Ja just seda nad tahavadki meie jaoks. Seda nad tahavad meie ühiskonnale. Ja ma pean sulle ütlema, noor naine, kui sa seda vaatad ja oled ikka veel minuga ning isegi kaalud seda või arvad, et see on propaganda, siis ära kuula minu sõnu. Kuula seda väikest last ja saa aru, et just seda nad sinu jaoks plaanivadki. Ja just seda nad plaanivadki meie kõigi jaoks. Ja seda nad plaanivad ka meie laste jaoks. Mistõttu me ei kavatse lõpetada selle täpselt sellisena väljatoomist, nagu see on. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid.